nii, aga seekord on mul plaanis teha jalgsi matk Meremõisa telkimisalalt Tallinnasse. See on siis umbes 42 kilomeetrit ja läbib siis selliseid kauneid kohtasid. Keelajoa juurest lähen läbi ja nii et saab olema põnev. Eriti huvitav on muidugi minu jaoks kõndida Tallinnas pärast seda, kui mul jalad on olnud juba väga väsinud. Et mis tunne on kõndida läbi Tallinna enda koju. Seda saan siis näha. Mina arvasin, et astun välja Meremõisa peatusest, aga kogemata astusin välja hoopis Rannamõisa peatusest. See on siis kuskil poole maa peal. Ja mul oli valida, kas ma ikkagi lähen sinna Meremõisasse või siis teen seekord lühemad matka ja tulen hoopiski siis kuskil 24 kilomeetrit retke pealt koju ilma ööbimata ja ma mõtlesin, et täna teen selle lühema retke, kuna kohati on ilm väga lörtsine, väga paha ja mul on mõningad asjad vaja ära teha, ootamatud asjad, mis ilmnesid alles vahetult enne reisile minekut. Niisiis, seda puhku siis nõnda. Olen siis kõndinud umbes 8-9 kilomeetrit ja olen siis praegu siin Vabaõhumuuseumi teel. Ja mu kodu jääb siit üsna kaugele, siit minna kuskil seal tagapool, Lasnamäe pool. Päris pikk maa veel kõndida, umbes 16 kilomeetrit. Ma ei ole kunagi mõelnud sedasi, et ma olen Rocca al Mare keskuse lähedal, sinna poole, paarsada meetrit. Ja siin on juba Hawaii Express ja jooksupartner ja ma olen siin olnud, ma ei tea kui palju kordi, aga mitte kunagi ma ei ole mõelnud seda, et siit on koduni nii pikk maa. Sellepärast, et bussiga läheb üsna ruttu, autoga veel kiiremini, aga jalgsi on päris pikk maa. Annab antsida. Olen Tallinnas Kristiine linnaosas Mooni bussipeatuses. Panin endale esimesed hilliplaastrid. Jah, kaugel see kodu veel on 11 kilomeetri kaugusel. Ja olen jõudnud Lasnamäele. Umbes 3 kilomeetrit on veel lõpuni. Ja olen väsinud, aga huvitav, et ma alles nüüd analüüsides jõuan sellisele järeldusele, et minu suurem nõrkus ei ole mitte praegu see, et seljakott on raske. Seda ka võib-olla natukene, aga tegelikult raskus seisneb minu jaoks selles, on ka varem olnud tegelikult see, et jalad on nõrgad. Jalad ei ole harjunud sellise koormaga. Ma olen teinud varemalt küll ka siuksed jooksutrenni ja niimoodi, aga kuidagi nagu olen endale sisendanud või olen suutnud ennast veenda sellest, et jalad on pigem minu tugevam külg, et need ei vea alt. Ma ei ole harjunud kandma suuri koormaid kestvalt pikka maad ja ma tunnen kohe, et põlved, reied, sääred võib-olla natukene, aga ja loomulikult labajalad talal. Kas need villid on, aga hõõruvad. See on tavaline, aga just see, et
niisugune üleüldine jalavalu. See on see, mis on minu jaoks selline väärtuslik äratundmine. Tunda enda tugevaid ja nõrku külgi on üks eesmärke, miks üldse siukseid reisi ette võtta. Viimane kilomeeter. Asfalt on olnud siin viimased 1,5 tundi vähemalt, kui mitte 2 tundi laus jääs. Ja jalad on hästi kanged. Ja, aga kodu tuleb